Tere, armsad vennad ja õed! Soovin teile kõigile õnnistatud alanud aasta jätku, nii siinolijatele kui ka teile, kes te jälgite meid interneti kaudu. Alustan tänast Jumala teenistust ühe salmiga Vanast Testamendist ja see on õpetussõnade raamat, 16. peatükk ja 20. salm. Ja siin öeldakse nii, et kes sõna tähele paneb, see leiab õnne. Ja kes loodab Issanda peale, see on õnnis. See on üks huvitav salm ja ilus salm, aga ka väga sisukas salm. Ja see tuletab meile meelde midagi väga-väga olulist, et tõeline õnn, mida ikka inimesed ju otsivad, see ei tule pelgalt meie enda tarkusest või mingisugusest suurest pingutusest, vaid sellest, et me pöörame oma tähelepanu Jumala sõnale, nii nagu see siin meile ütles ka, ning õpime seda oma igapäevaelus lihtsalt usaldama. Jumala sõna ei ole vaid üks, kuidas öelda, tarkade mõtete selline kogumik, aga see on üks imeline teejuht, mis aitab meil teha meie elus otsuseid, aitab kanda elukoormaid ja raskusi, aga leida ka rahu siis, kui kõik välised olukorrad ütlevad, et rahu pole kusagilt tulemas. Kes sõna tähele paneb, on selle salmi esimesed sõnad. See tähendab, et meil tuleb elada ühe kuulmise ja kuuletumise elu. Nii tekib selles osas ka üks, võiks öelda, selline viljakas pinnas, kuhu Jumal saabki külvata omapoolse juhatuse ja anda julgustust ja rõõmu ka. Kes loodab Issanda peale, ta jätkab sellele salmile teise poolega. See, mida see võiks öelda, see minu jaoks on nagu üks kutse, kes loodab Issanda peale. Ja see on kutse lihtsalt usaldada oma Jumalat, kes mind on nimepidi kutsunud. Usaldada teda rohkem kui enda tarkust ja arusaama ja võimalusi ja kõiki olukordi, mis ümber on. Lihtsalt usaldada tema kutset. Ja see ei tähenda selles mõttes, et ma kuhugi pimesi hüppaksin, vaid ühte väga teadlikku toetumist oma Jumalale ja Jumala headusele, tema ustavusele ja sellele sõnale, mida siin õpetussõnade raamat väga ilusasti ütleb, kes sõna tähele paneb, leiab õnne. Selles mõttes on see salm ka üks tõotus, et kui me paneme tähele Jumala sõna ja toetume temale, siis ei jää me ilma tema õnnistusest ega ka tema rahust ja juhtimisest. Need on kätketud sellesse, kui ma panen tähele tema sõna. Ja see salm sobib, ma arvan, imehästi meie igapäevaellu, sest just igapäevaelus me seisame sageli selliste valikute ja otsuste ees, kus me ei näe ju kogu teekonda, kuhu see lõpuks võib välja viia. Ja just siis kutsub Jumal meid peatuma ja panema tähele tema sõna ja leidma just sealt tema sõnas selle tarkuse, mis juhib meid järgmise sammuni. Ja kui me talle toetume, lubab ta ise kanda meie teekonda. Võrratu Jumal on meil. Seega see salm, võib öelda, on üks julgustav salm, sest ta on salm, mis julgustab meid võtma aega Jumala sõna jaoks, lugema seda. Isegi siis, kui päev tundub väga täis tikitud tegevusi olevat, ta ikka kutsub meid üles peatuma ja võtma aega. Uskuma, et Jumal juhib ka siis, kui asjad ei liigu nii-öelda meie plaani järgi. Ja see julgustab valima usalduse selle asemel, et paanikasse sattuda ja ärevusse sattuda, sest Jumal on lubanud olla truult iga päev meie kõrval. Ja nii võime öelda, et me kogeme tema õnnistust
mis pole juhuslik, vaid just nii, nagu see sõna ütleb, kes paneb tähele minu sõna, see leiab õnne. Ja kes loodab issanda peale, see on õnnis. Tänu Jumalale, nii imeline salm. Ja selle salmi osa muidugi siit jätkub kõik, aga see võiks olla, mida me täna ka kuidagi oma südamesse talletame uue aasta alguses. Väga oluline on võtta aega Jumala sõna jaoks. Ja tänagi me võtame aega ja kuuleme Jumala sõna, aga palvetame ka koos ja ülistame Jumalat. Tõuseme alguspalveks ja palvetame siis üheskoos, et see kallis sõna võiks teha meid ka õnnelikuks. Issand, me täname sind nende sõnade eest, mida sa oled lasknud oma sulaste kaudu panna kirja sellesse kallisse piibliraamatusse. Tänu sulle, et sinu püha vaim on, kes teeb elavaks selle sõna ja kelle kaudu meie võime tundma õppida sind. Täname, et issand, sa oled siin meie keskel, sest sinu tõotus on, kus 2 või 3 on sinu nimel koos, seal sa oled nende keskel ja me usume, et ka täna see kuulutatav sõna, mida me kuuleme, on see, mis teeb meid õnnelikuks. See sõna on see, mis juhatab ja juhib meid selles elus. Issand, kiitus sulle, et sa näed ja kuuled kõike seda, mis toimub siin all, maa peal. Ja sa ei jäta oma lapsi kunagi üksinda. Sa oled nendega koos. Täna, kui nii mõnedki meie hulgast on katsumuste ja raskuste sees, me palvetame ja usume, et sa oled ka ligi nendes olukordades ja juhatad väljapääsu. Sa näed neid inimesi, kellel on haiguse rünnakud ja kes võitlevad oma tervise pärast, nii vaimselt kui füüsiliselt. Jumal, me kanname nad sinu ette ja usume, et sina oled parim arst ja abimees. Ja sinu püha vaim võib teha imelisi asju. Jumal, puuduta neid täna ka ja igat üht, kes jälgib meid ka interneti kaudu, et nad kogeksid, Jumal, sinu vaimu puudutust. Me ülistame ja tõstame kõrgeks sinu püha ja kallist ja aulist nime, mille sees on päästega alanud aastad iga ühele, kes usub issand. Tänu ja kiitus sulle. Amen. Jääme kiitma veel issandat. Issand kõige looja, maa ja taeva kuningas. Au ja kiitus kuulub sulle, üle kõige valitsee. Issand kõige looja, maa ja taeva kuningas. Au ja kiitus kuulub sulle, üle kõige valitsee. Sinu suurust kiidab kogu maa, oled püha, püha. Võimsad imeteod on sinu käest, oled püha, püha. Hommikul sind kiidan, siis kui algab päev, kui ma vaid sind appi hüüan. Taas su imesid ma näen, hommikul sind kiidan, hommikul sind kiidan. Siis kui algab päev, kui ma vaid sind appi hüüan. Taas su imesid ma näen.
sinu suurust kiidab kogu maa. Oled püha, püha, võimsad imeteod on sinu käest. Oled püha, püha, sinu suurust kiidab kogu maa. Oled püha, püha, võimsad imeteod on sinu käest. Oled püha, püha. Oled püha sa, Issand, oled püha. Oled püha sa, oled püha sa. Issand, oled püha, minu Jumal. Oled püha, sinu suurust kiidab kogu maa. Oled püha, püha, võimsad imeteod on sinu käest. Oled püha, püha, sinu suurust kiidab kogu maa. Oled püha, püha, võimsad imeteod on sinu käest. Oled püha, püha. Glory, glory. Issand, oled püha. Oled püha. Ei jäänud mind ootama, vaid tulid ise sa ja kannatasid inimesena. Ei jäänud mind ootama, et hüüaksin sind ma, vaid andsid ise kuulda oma hääl. Ei jäänud mind ootama, vaid tulid ise sa ja kannatasid inimesena. Ei jäänud mind ootama, et hüüaksin sind ma, vaid andsid ise kuulda oma häält. Sind igavesti tänan, Jeesus, sind igavesti tänan. Risti ees sind igavesti tänan, Jeesus, et tulid sa ja päästsid patuse. Ei jäänud mind ootama, vaid tulid ise sa ja kannatasid inimesena. Ei jäänud mind ootama, et hüüaksin sind ma, vaid andsid ise kuulda oma häält. Sind igavesti tänan,
Jeesus, sind igavesti tänan. Risti ees sind igavesti tänan. Jeesus, et tulid sa ja pääsid patuse. Sind igavesti tänan. Jeesus, sind igavesti tänan. Risti ees sind igavesti tänan. Jeesus, et tulid sa ja pääsid patuse. Et tulid sa ja pääsid patuse. Jeesus, et tulid sa, sind tänan ma, sind tänan ma. Jumal, toon sulle tänu. Võta vastu see. Jumal, toon sulle kiitus. Võta vastu see. Jumal, annan sul laulu. Võta vastu see. Jumal, võta mu elu. Võta vastu see. Üksnes ülistus on minu südame soov. Tahan sind ma kõrgeks tõsta, mu Jumal hea. Üksnes sinule sõber ja kuningas toon. Kogu au oled väärt, Jumal sa. Jumal, toon sulle tänu. Võta vastu see. Jumal, toon sulle kiitus. Võta vastu see. Isa, annan sul laulu. Võta vastu see. Jumal, võta mu elu. Võta vastu see. Üksnes ülistus on minu südame soov. Tahan sind ma kõrgeks tõsta, mu Jumal hea. Üksnes sinule sõber ja kuningas toon. Kogu au oled väärt, Jumal sa. Üksnes ülistus on minu südame soov. Tahan sind ma kõrgeks tõsta, mu Jumal hea. Üksnes sinule sõber ja kuningas toon. Kogu au oled väärt, Jumal sa. Ükskord veel. Üksnes ülistus on minu südame soov. Tahan sind ma kõrgeks tõsta, mu Jumal hea. Üksnes sinule sõber ja kuningas toon. Kogu au oled väärt, Jumal sa. Kogu au
song. Jumal on väärt kogu au. Nüüd on väike moment, kus sa saad midagi head, ilusat öelda oma kaaslasele. Võib-olla sa ei ole jõudnud veel isegi õnnistatud uut alanud aastat soovida, siis sa võid veidi ringi liikuda ja tervitada ja anda oma parimad õnnesoovid edasi. No näed, elu läks kohe rõõmsamaks, kui mõne kalli lisaks sai või sooja käepigistuse. Tänu Jumalale, et Jumala kogudus on olnud selles maailmas üks kõige, võib öeldagi, pikema ajalooga, kes nimetab organisatsiooniks või institutsiooniks, aga ta on üks elav organism. Ja Jumal on öelnud, et isegi põrgu, väravad ja väed ei võida ära kogudust. Ja sellel on lihtne seletus, sest Jumal on selle autor. Ja ega meist ka keegi ju ei ole tulnud lihtsalt ise niisama. Ikka me kõik oleme saanud ühe kutse Jumala käest ja siis me oleme vastanud sellele kutsele. Muidugi võib olla, et keegi on esitanud meile selles mõttes kutse, et tule kirikusse ja see on väga õige, see on, mida me teha saame. Aga Jumala juurde tulla vajab ikka inimene Jumala kutset. Ja tänu Jumalale, et ka alanud aastal on Jumal ikka oma käed avatuna hoidmas, et inimesed võiksid tulla tema rüppe ja eks neid ikka on meie hulgas, kelle elud ei ole sugugi korras ja otsivad ja püüavad leida lahendusi, aga nii nagu alustasime Jumala teenistusõpetussõnade salmiga, ütles, et Jumala sõnas on see õnn ja õnnistus. Üks osa, mida ka kogudus läbi sajandite on teinud, on, et nad on tänanud Jumalat selle armu eest, et nad võivad olla Kristuse ihu liikmetena selles maailmas valguseks ja soolaks. Ja meie ka koguduses oleme korra kuus seda meelde tuletanud, et me oleme oma patud andeks saanud ja seda teinud nii-öelda nähtaval viisil siis ka. Ja enne kui me tuleme issanda surma mälestamise juurde, ma loen ühe teksti piiblist ja see on täna Luuka evangeeliumist ja loen siit 22. peatükist alates 7. salmist kuni 20. salmi lõpuni. Jeesuse viimne paasasöömaaeg. Saabus apnemata leibade püha, mil paasatal pidi tapetama. Ja Jeesus läkitas Peetruse ja Johannese ning ütles, minge ja valmistage meile paasa, et me seda sööksime. Ja nemad küsisid temalt, kuhu sa tahad, et me selle valmistaksime? Tema ütles neile, vaata, kui te lähete linna sisse, siis te kohtate veekruusi kandvat inimest. Minge temaga kaasa sinna majja, kuhu ta sisse astub, ja ütelge selle maja peremehele, õpetaja ütleb sulle, kus on võõraste tuba, kus ma võiksin süüa paasat oma jüngritega. Siis too näitab teile suurt vaipadega kaetud ülemist tuba, seal valmistage. Nad läksid ja leidsid nõnda, nagu Jeesus neile oli öelnud, ja nad valmistasid paasasöömaaja. Ja kui tund tuli, istus Jeesus maha ja apostlid koos temaga. Ja siis ta ütles neile, ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa teiega enne oma kannatamist. Sest ma ütlen teile, ma ei söö seda enam, kuni kõik on läinud täide Jumala riigis. Ja ta võttis karika, tänas ning ütles, võtke see ning jagage eneste vahel. Sest ma ütlen teile,
mina ei joo nüüdsest peale viinapuu viljast, kuni Jumala riik on tulnud. Ja ta võttis leiva, tänas ja murdis ja andis neile, öeldes, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtusöömaaega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Apostlite tegude raamat ütleb meile, et apostlid ja jüngrid, Jeesuse järgijad, nemad püsisid apostlite õpetuses, osaduses, leiva murdmises ja palvetes. Võiks öelda, need on nagu koguduse ühed alussambad. Ja siin nimetatud tegevuste seas on ka leiva murdmine. Pühaõhtusöömaaeg, armulaud, kuidas kusagil seda nimetatakse. Aga see on see osa, kus me nähtaval kujul võtame nii-öelda osa Jeesuse ihu ohvrist ja tema verel põhinevat andestust. Ja igaühel, kes usub Kristuse ihu ohvrisse ja tema lepitusveresse, siis see kinnitab, et tõepoolest sa oled andeks saanud kõik oma eksimused, oma patud. Nii et selle kaudu me kuulutame ka ühel viisil koguduse ühtset ja nähtavat olemust ja tuleme ja võtame sellest osa kui issanda lauast, mis tähendab, et meie ei ole keelanud ka eri konfessioonide inimestel tulemaks ja osa saamaks sellest, mida Kristus ise on valmistanud oma jüngritele, vaid me täname Jumalat ju igaüks selle eest, et minagi olen armu saanud ja võin täna meelde tuletada, miks Kristus tuli. Ka siis, kui ma oleks üks ainuke inimene selles maailmas olnud, oleks Kristus maksnud selle hinna, et sind vabaks osta käsu needusest ja nii nagu ta ütleb, uue lepingu rahvana võtta armastuse osadusse elava Jumalaga. Nii et meie ka täname Jumalat selle erilise armu eest, mis meile igale ühele on osaks saanud. Ja Efesuse kirjas ju tuletab ka meile apostel meelde, et temas on meil lunastus tema vere läbi, üleastumiste andeks saamine tema rikkust mööda. Tänu issandale. Pastor Vello, oled sa ka nii hea ja tuled ja täname koos issandat nende andide eest ja selle eest, et me võime tõesti kuuluda tema ihusse, olles tema ihu liikmed, igaüks meist oma koha pealt. Isa, täname sind, et me võime seista sinu ees puhaste ja südametega. Me täname Jeesus, et sa kandsid enda ihus kogu inimkonna pattu risti poole. Ja me võime uskuda seda, et kõik meie üleastumised on kinni kaetud. Ja võime tulla julgusega, Jumal, sinu ette ja ütelda, Apa, Isa, et sa oled meile nii lähedaseks saanud selle kaudu, Jeesus, selle kaudu, mida sa oled teinud. Täna võime seista siin ja mälestada seda, tuletada meelde seda ja tänu tulla sulle, Jumal, päästnud meid pimeduse võimusest ja oled imeliselt asetanud meid oma armsa poja riiki, issand, me võime olla nüüd Jumala kodakondsed. Tänu sulle, issand. Ole seda õnnistamas meil igal üksikul, et me võiksime kogeda sellest lähtub elu. Amen. Issand, me täname sind, et sinu sõna on, mis on meie jalale lambiks ja valguseks meie jalgteel. Tänu sulle, issand, et see sõna on juhatanud meid ka selle armutrooni ette. Ja issand, sa ütlesid, et see on uus leping. Mitte, et sa oleksid tulnud kõike eelnevat tühistama, aga sa ise ütlesid, sa tulid seda täitma. Ja see, mida käsk ei suutnud, seda suutsid sina. Osutades armu ja andes võimaluse usu läbi vastu võtta andestus. Issand, ma tänan, et sina tegid selle kõik nii kättesaadavaks
Ja täna me võime olla selles uues lepingus, mis on armastuse leping. Ja mitte käsk, aga arm on see, mis paneb meid meelt parandama. Ja sinu heldus on see, mis paneb meid sinu juurde jooksma, issand. Täname sind südames selle eest, et see leping on jätkuvalt kehtiv ja iga tõotus selles lepingus on sinu laste jaoks kättesaadavaks tehtud. Ma palun, et sa kinnitaksid igat osasaajat täna, kes tuleb ja võtab usus selles osa, meenutades seda, miks sa tulid, issand. Palun ka, et sinu kallis püha vaim oleks sellel hetkel väga tugevalt siin ja oleks kui tervendaja, issand, mis parandab kõik haavad, Jumal, nii ihulikult kui füüsiliselt ja annaks ühe julgustuse, julguse ja rõõmuõli kogu selle inimese olemusse. Ma usun, et sa oled siin meie keskel. Tänu ja kiitus sulle, issand Jeesus. Amen. Ja nüüd on võimalik tulla igal ühel teist ja saada osa Kristuse ihust ja tema verest ja samal ajal paneme ka vaikselt muusika mängima, nii et olge siis head ja tulgem saagem osa Kristuse armust. See on üks imeline osa saamise aeg, Jumala armastuse kogemise aeg. Midagi oleme veel üheskoos teinud, teeme seda tänagi ja jätkame seda uuel aastal igal pühapäeval. Paneme kokku armastuse Anni ja Ain on nii hea ja julgustab ja kinnitab meid, et me teeme ikka õiget asja. Väga tore. Vaata, kristlaste seas on kaua vaieldud selle üle, et kas kümnis on ainult Vana Testamendi teema või kuulub see siis Uude Testamenti ka natukene. Aga
see on jutluse teema täiesti, aga ma hästi lühidalt annan ühe mõtte, et üks asi on selge, kümnis ei ole päästetingimus. Et sellest me saame kõik aru. Ja sellega sa ei saa osta Jumala armastust. Ja see ei tee meid temale nagu vastuvõetavamaks. Me oleme päästetud armust, me teame seda kõik. Mitte andmisest. Me oleme päästetud armust, mitte andmisest. Ka enne seadust oli tegelikult keskmes Jumala austamine oma varaga. Me näeme seda Vanast Testamendist. Ning seaduse ajal ei olnud kümnis nagu universaalne sund kõigile. Ja samuti eelistas Jumal sageli vabatahtlikke ande. Me näeme seda ka Vanast Testamendist. Küsimus ei olnud niivõrd protsendis, vaid südame hoiakus ka siis. Üks pastor on öelnud, et ainult üks aeg kogu piiblis, kus kümnis on kohustuslik, ja see oli enne Jeesuse tulekut, kui Iisrael oli seaduse all. Enne seda oli suurem pilt Jumala austamisest oma varandusega. See on olnud kogu aeg Jumala südames. Jumalale andmine seisneb tema austamises nende suurte tegude eest, mis ta on meie elus teinud. See on alati nii olnud ja isegi seaduse ajal. Jeesus ei tühistanud kümnist, kuid ta tõi fookuse südamele. Piiblis on arv 10 sageli seotud testimisega. Kümnis võib olla usalduse test, mitte Jumala jaoks, vaid sinu jaoks. Ja kümnis esindab uskliku jaoks südametesti. Kümnis ei ole sund, see on kutse usaldusele. Nagu laps, kes hüppab isa käte vahele, teades, et ta püütakse kinni. Kutsub Jumal meid usaldama teda kogu oma varaga. Billy Graham on öelnud, me oleme oma kodus leidnud, et Jumala õnnistus 9/10, kui me anname kümnist, aitab sellel ulatuda palju kaugemale kui 10/10 ilma tema õnnistuseta. Palvetame. Kallis taevane Isa, me täname iga rõõmsa andja eest, me täname selle Anni eest. Me täname, Issand, et sa ei kutsu meid sunduse alla, vaid usalduse sisse. Aita meil näha oma südant ja austada sind mitte kohustusest, vaid armastusest ja tänulikkusest. Õpeta meid usaldama sind, mitte ainult sõnades, Issand, vaid ka oma tegudes ja andmises. Nii nagu laps usaldab oma isa. Aita meil usaldada sind kõigis eluvaldkondades. Me palume seda Jeesuse nimel. Amen. Veljo, ole hea. Aitäh, Ain, nende julgustavate sõnade eest. Ma olin mõni aeg tagasi koos piiskop Märt Vähiga ja sain väga julgustatud. Märt Vähi ütles, kui ma alustasin 10%, siis täna ma elan niimoodi, et ma annan 90% ja elan ise 10%. Tõelised Jumala inimesed on saanud asjale pihta, mida tähendab elada koos Jumalaga ja tema õnnistustega koos. Ta ei teadnud ka, et kas ta suudab Jumalat kunagi üle trumbata, aga ma ütlesin, seda sa kindlasti ei suuda. Aga protsent on väga hea ja seda ta tõesti teeb. Et imetlusväärne, et selliseid inimesi ja juhte meie keskel on ka, kelle süda on 100% selleks, et Jumala riik leviks ja panustab kogu oma vara ja eluga sellesse, et asjad sünniksid. Samal ajal, kui korv veel ringi käib, ma nimetan siis ka mõningad teated. Paljud teist on juba kursis sellega, et täna algab allianss palvenädal ja niimoodi kuni järgmise pühapäeva õhtuni välja. Täna õhtul me oleme siis Eesti Apostliku Õigeusu kirikus Kuressaare kesklinnas ja jagan seal täna Jumala sõna. Homme õhtul kell 7 on siin Nelikaare kirikus piiskop Anti Toplaan jagamas Jumala sõna. Teisipäeval
koguneme rahukogudusse ja pastor Rando Metsamaa on jagamas Jumala sõna seal. Kolmapäeval on siis Sioni kirikus kell 7 ja jutlustab linnakoguduse pastor Tanel Usin. Nüüd neljapäeval on jumalateenistus, pange nüüd tähele, Laurentiuse kiriku pastoraadis. Et seal infolehes on vist, ma mäletan, et Suure kiriku aadress, aga see toimub Kauba tänaval. Mitmed teist on seal ka käinud, nii et ärge siis minge Suurde kirikusse, vaid tulge Kauba tänavale. Reedel on metodisti kirikus kell 7 ja pastor Leevi Väli jagab seal Jumala sõna. Margus Mäemets jagab siis Laurentiuse koguduses, Sioni koguduse pastor. Laupäeval on adventkoguduses ja õpetaja Tiina Ool on jagamas Jumala sõna seal ja pühapäeval siis lõpetame siin ja preester Paulus Pihlak, Eesti Apostelliku õigeusu kiriku Kuressaare preester on meie keskel. Nii, siis see tähendab, et meie osadusgrupid ja palveõhtud järgneval nädalal siin aset ei leia, et me siis püüame osaleda igal õhtul nendel allianss palvenädala õhtutel. Eelteatena ütlen nii palju, et kuu lõpupoole reedel, jaanuar 23, reede õhtul kutsun teid kõiki siia kohviku poole peale kella 6 ja me teeme nüüd kuni kevadeni sellist teemaõhtusarjad ja alustame sellel korral nelipühi liikumisega, selle jõudmisega Eesti alale. Nii et ma tean, et teie hulgas on ka sellised ajaloohuvilisi ja on üldse hea teada oma tausta, kust me tuleme. Nii et ma alustan ja me oleme 2 tundi koos ja ma arvan, et me veebruaris jätkame sellega, sest see on põnev ja huvitav teema, teada neid usuisasid, kes on käinud meie eel nii Eesti ajal kui ka olnud okupatsiooni ajal siin, kui meie nelipühi oli liidetud baptistide kogudustega. Et ühesõnaga on huvitav ja ma arvan, et hea nagu natuke täiendada oma teadmisi ka. Igal juhul olete kõik oodatud ja muidugi võite kaasa võtta ka üldse ajaloohuvilised, et see ei ole ainult kristlastele või meie koguduse sisene, see on avatud kõigile ja see on siis 23. jaanuar. Sellel nädalal on olnud siis ka meil sünnipäevalapsed, on Luukas Matekainen tähistanud oma sünnipäeva, Aivar Arge ja Ellen Puujalg, osad ma nägin, on siin, Ellenit ma nägin ja Aivar oli ka kuskil olemas. Me oleme ikka teinud nii, et kutsume teid siia ette ja siis palvetame kogudusega ka, et see alanud aasta võiks olla teile üks kosutav ja õnnistusrikas aasta ja ega see paljuks ei ole, kui me tõuseme kõik ja sirutame oma käed. Issand, me täname sind meie armsa õe Elleni ja venna Aivari eest, keda sa oled kutsunud ja keda sa oled kinkinud ka siia meie keskele olemaks õnnistuseks nende andidega, mis sa neile oled kinkinud, issand. Me palume, et see alanud aasta võiks olla ka teatud mõttes läbimurde aasta, kus nad kogevad sinu erilist armu ja võite nendes valdkondades, kus nad näevad, et on vaja võite saavutada. Ma usun, et sinu püha vaim annab neile jõu ja tugevuse, aga ka tarkuse ja et see rõõm sinust kasvaks ja et need annid veel, mis on peidus olnud, need tuleksid ka sellel aastal esile. Tänu sulle, Kristus, et sa oled nendega koos ja annad neile selle osa, mis sellel aastal kuulub neile. Ja ma tänan, et sinu armust piisab selleks, et minna vastu sellele aastale. Tänu ja kiitus sulle, issand, õnnistagu teid ja hoidku teid. Issand, lasku oma pale paista teie peale ja olgu teile armuline. Issand, tõstku oma pale teie üle ja andku teile südamerahu, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Amen. Olge head ja võtkem istet.
ja saate veel isiklikult ka pärast õnnitleda neid. Ütlen ühe teatena veel siia nüüd lõppu, et kellel homme võimalus, siis me teeme väikest füüsilist treeningut ja kell 1 veame õuest katlaruumi küttepuid, et tuba ikka soe oleks. Nii et kellel võimalus, siis kella 1 olete oodatud siia talgutele. Aga nüüd ma annan siit mikrofoni üle ja meie kallis diakon Andra näeb, on täna jutlustamas, nii et ole hea, Andra. Seda mikrofoni ma sulle ei anna, jah, sul on oma. Tere, armas kogudus! Rõõm olla siin teie ees jälle. Uus aasta algab uue hooga ja kui nüüd võtta, siis meie jaoks on ju iga päev uus. Aga samas Jumal on iga päev ja igavesti sama. Ja me võime täiesti põnevil olla sellest, mida Jumal meile iga päev uut toob. Mida ta meie päevadesse uut toob. Ja ma tahaksin esitada sellise küsimuse alguseks, kas sa tõesti tead, kes sa tegelikult oled? Loomulikult me teame, kes me oleme ja meil on teadmine oma peas, aga kas meil kõigil on ka teadmine vaimus? Ma usun, enamus ütleb jah, loomulikult ma tean. Mina jälle mõtlen, et tihti kõik need igasugused elu, probleemid ja kõik, igapäevane elu tahab nagu katta seda, kes ma tegelikult olen. Ma unustan ära vahepeal ja siis vajaks nagu jälle sellist ülesõhutamist või uut teadmist, nagu Alur meile ütles, et me ikkagi peame lugema piiblit väga palju ja kui mitte väga palju, siis vähemalt natuke. Aga et me peame teadma, mis Jumala sõna meile ütleb. Ja Johannese evangeeliumi lõpp, 20. peatükk. Apostel Johannes ütleb, miks ta on evangeeliumi kirjutanud. Ja seal on kirjas nii, aga need on kirja pandud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus, Jumala poeg, ja et teil uskudes oleks elu tema nimes. See tähendab, et me usuksime ja et meil uskudes oleks elu. Kristlased usuvad, et Jeesus on Jumala poeg ja et nende elu on juhitud Jumala poolt. Aga enne, kui inimesed saavad Jumalat tundma ja koos Jumalaga elama, on elu hoopis teistsugune. Tuntakse millestki puudust või püüeldakse millegi poole, otsitakse midagi ja ise ka ei tea, mis see on. Ja tihti öeldakse nii, et inimesel on südames üks tühi koht, selline jumalakujuline koht. Ja eriti intensiivselt hakkavad inimesed otsima siis, kui elus juhtub midagi. Või on selline koht, kus see meie enda arusaamine elust ja sellest, kes ma olen, see nagu läheb kahtluse alla või milleks ma üldse siin elan. Need on sellised rasked kohad, mis panevad otsima. Mina enne usule tulekut aastakümneid olin selline otsija ja mulle meeldis väga vaimse maailma kohta lugeda, uurida ja samas ma nagu mõtlesin, et see on midagi, mis aitab mind päriselt nagu aru saada ja oma eluga järje peale saada. Ja see, mis toimus vaimumaailmas, see oli tõesti minu jaoks väga põnev. Loomulikult ma ei otsinud püha vaimu kohta midagi, sellest ma ei teadnud midagi, ei tahtnud ka teada, aga see kõik tegelikult ei toonud mitte mingit selgust, vaid hoopis kui oli sellist ebakindlust ja hirmu elus, siis see suurendas seda veel rohkem. Sest et kui inimese hing on ikkagi katki, siis on see kõik, see vaimumaailm ikkagi see, mis kahjustab inimest veel rohkem. Ja see on ohtlik, see on nagu tõsiselt ohtlik.
Aga huvitav on see, et Jumal saab paljud nendest otsijatest kätte. Te olete kindlasti kuulnud neid lugusid, kuidas inimesed tegelevad ühe ja teisega ja lõpuks järsku avastavad, et on leidnud midagi tõeliselt õiget ja väärtuslikku. Nii et Kristus on meid kutsunud ja tänu temale me oleme ta häält kuulnud ja järsku seda oma elus siis ka kuulda võtnud. Ja kui keegi küsib, kuidas see täpselt juhtus, millal sa olid nüüd järsku nõus väikese pöörde tegema ja vaatama sinna, ütleme, usuasjade poole, siis ma ei tea, millal see toimus, aga mingi hetk ma olin järsku avatud, et järsku anti mulle üks raamat, mida ma olin nõus lugema huvitaval kombel. Kuidas see juhtus, ma ei tea. Ja me võime öelda, et Jumala poole pöördumine teeb need vaenlase valed meie elus tühiseks ja järsku me saame aru, et ta on üks, suure tähega üks, kes on täielikult hea, täielikult puhas, püha ja ta on päriselt olemas ja tõeline. Ja kui me seda usume ja tunnistame, siis see on üks võimas kaitse pettuse vastu. Ja tegelikult see erinevate vaimsustega tegelemine on üks suur pettus. Aga inimese loomuses on olla pidevalt rahulolematu. Ja mõnes mõttes selline hea rahulolematus, see viib meid elus edasi. Et me tahame õppida, me püüdleme millegi uue poole, meil on huvi omandada uusi oskusi, see on kõik väga hea. Aga rahulolematus on aegade algusest peale olnud ka üks väga tugev kiusatus. Ja see on selline kiusatus, et teha asju enda käe järgi, mida sa oskad nagu kõige paremini või oma äranägemise järgi võtta asjad oma kätte. Ja need teod on sageli kantud just sellisest oma õigusest ja isekusest või soovist midagi endale saada. Aga Aadam ja Eeva poleks keelatud vilja söönud, kui nad poleks muutunud rahulolematuks sellega, mis nendel oli. Saatana vale pani uskuma, et nendel pole kõike. Nende sisse pandi vaenlase poolt üks selline kahjulik igatsus. See oli soov olla rohkem Jumala sarnane. Ma mõtlesin, et kas see mõte oleks neile tulnud ilma kurjuse sekkumiseta. Kas nad oleksid ise selle peale tulnud, et meil ei ole kõike või meil on midagi puudu? Ma arvan, et nad ei oleks. 1. Moosese 3. peatükis 5. salm. Aga Jumal teab, et päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. Tõde on see, et nendel oli tegelikult kõik olemas, mida nad vajasid. Nad ei tundnud kurja, nad tundsid ainult head. Ja võib öelda ka, et enne viljasöömist nad olid isegi rohkem Jumala sarnased kui pärast, kui nad olid seda vilja proovinud. Ja nad ei suutnud näha seda suurepärast keskkonda, mis Jumal oli nendele juba kõik valmis teinud. Mõelge, kui meil oleks praegu see kõik nii. Aga nemad ei näinud seda. Ja see esimeste inimeste rahulolematus, see oligi esimene samm pattu langemise suunas, on ju. Ja saatan kiusab meid samamoodi. Ja nii nagu ta astus Aadama ja Eeva vastu, samamoodi ta astub ka meile pidevalt vastu. Ja Paulus kirjutab teises kirjas korintlastele, ma kardan aga, et nõnda nagu madu pettis Eevat oma kurikavalusest, nii rikutakse ka teie lihtne ja puhas Kristusest arusaamise võime. Et Paulusel oli juba see mure, et inimesed võivad kõrvale kalduda, aga kurat kiusas Jeesust kõrbes, lubades anda talle meelevalla kõigi maailma kuningriikide üle. Kui sa nüüd kummardad minu ette, siis on kõik sinu päralt. Milline suurejooneline pettus. Ta pakkus Jeesusele seda, mis tegelikult juba niikuinii kuulus temale. Jeesus on tee ja tema püsib õigel kursil. Ja kui meie oleme Kristuses, siis ta hoiab meid ka õigel kursil.
nii et me ei laseks nii kergesti vaenlase ahvatlustel ennast tõmmata sinna ja tänna ja me ei hakkaks ajama kõike taga, mis silme ees tundub nii hea, aga lõpuks viib ikkagi kuskile lõpp-põhja, ütleme nii. Ja oma inimlikus loomuses tegelikult me oleme väga kergesti libastumas. Ja kui keegi ütleb sulle, et Kristusest üksi ei piisa, sa vajad midagi veel, siis see juba on selline vale mõte, mis võib kergesti pöörata sellest suhtest, mis sul Jumalaga on, võib pöörata eemale. Võime küll mõelda, et kui keegi sellise avaldusega välja tuleb, mis mõttes, et ei piisa, et me ju teame, et piisab. Aga samas see võib olla nii keeratud, et ei saa arugi. Et äkki ikkagi peaks midagi tegema rohkem näiteks. See ise tegemise soov on meil üsnagi selline kerge tulema, et äkki peaks rohkem, ma ei tea, kirikus käima või rohkem palvetama, siis läheks paremini. Aga Kristusest üksi piisab. Ja Jeesuses on kogu Jumala täius ja meis on see sama täius, Kristuse täius. Mattuse evangeeliumis 5. peatükis 48. salm ütleb Jeesus, teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu taevane isa on täiuslik. Mis teeb meid temast täiuslikuks või täielikuks? Need ei ole teod. See on meie vaimne inimene. Ja uuesti sündinud usklikkus elab Kristuse vaim. Nii nagu roomlastele 8. peatükk 9. salm ütleb. Aga teie ei ela oma loomuses, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest elab teie sees. Nii et kas sa tõesti tead, kes sa tegelikult oled? Kui ma küsiksin sinult, kas sa tead, kes sa oled? See oleks ju kohane vastus, et loomulikult tean. Aga kas sa suudaksid ette kujutada näiteks, mis tunne oleks, kui järsku kaotaksid igasuguse teadmise oma nimest, elukohast, abikaasast, lastest, tööst ja nii edasi. See oleks hirmutav, on ju? See muudab inimesed täiesti abituks. Nii et teadmises, kes sa oled ja kuhu kuulud, selles on tohutu turvatunne. Ja see on ka tegelikult üks põhjus, miks inimesed on nii vastumeelsed muutuste suhtes. Et see, mida me teame, see on turvaline, mida me ei tea, muutused, see on ebaturvaline. Aga tihti otsustamegi jääda sellisesse keskpärasesse parasjagu hea. Sest me ei usu tihti, et meid võiks oodata ees midagi suurepärast. Ma ei tea, kuidas teiega on, minuga võib küll nii olla. Ja äkki see hea, mis mul praegu on juba olemas, see laguneb ära. Ja see turvalisus kaob ära ja äkki tuleb liiga palju raskusi ja probleeme ja väljakutseid ja ma ei taha neid, et tahaks rahulikku elu. Nii et iga inimene on kindel selles, mida ta teab ja üldiselt on inimene väga ebakindel ja kartlik selle ees, mida ei tea. Aga uuesti sündides on ju väga oluline teada, kelleks sa oled oma vaimus saanud, et see teadmine on äärmiselt oluline. Pöördumine, see on inimesepoolne vastus Jumalale, kes kutsub. Et kui enne on keskpunktiks inimese mina, siis nüüd saab keskse koha Jumal. See inimese mina ei kao kuskil ära, vaid see saab muudetud. See õige mina või see, kes me tegelikult oleme, see peaks tulema sealt välja. Selle Jumal toob selle välja, kes sa tegelikult oled temas. Kes sa päriselt oled. Ja pöördumisega on lahutamatult seotud ka meeleparandus. Kreeka keeles metanoia. Need on huvid, hoiakud ja käitumine. Kõik hinnatakse ümber ja lõpuks saab muudetud kogu inimese identiteet. Kes me tegelikult oleme? Me oleme oma vaimus uued loodud. Meid on ümber kujundatud. Kuidas see juhtus? Seda on väga keeruline kirjeldada. Aga kas miski nendest väidetest äkki käib sinu kohta? Võime mõelda. Näiteks, ma mõtlen teistmoodi kui enne Jumala tundmist.
ma tunnetan asju ja olukordi enda ümber teisel viisil. mu sees on jumalik rahu. ma tunnen ennast terviklikuna. mul on lihtsam armastada inimesi enda ümber. ma olen enesekindlam. Selliseid väiteid võib jätkata, terve pika nimekirja. Igalühel teil on omal mingid sellised head kohad, mis on muutunud teistsuguseks ja palju paremaks. Ja Jumal muudab inimeste elu ja Jumala rahvas on teistmoodi. Ta lihtsalt peab olema teistmoodi. See on Kristuse ihu mõte. Teises kirjas korintlastele 5. peatükk 17 salm ütleb Paulus: seepärast ei tunne me nüüdsest peale kedagi inimliku loomuse poolest. Kui me ka oleksime tundnud Kristust inimliku loomuse poolest, siis nüüd me ei tunne teda enam nõnda. Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. Ja meil on väga palju vaja lasta Jumalal ennast uuendada. Meeleparandus. Siia kuulub kahjutunne halvasti tehtud otsuste pärast ja tegude pärast, kangekaelsuse pärast või kadeduse pärast, õeluse või pahatahtlikkuse pärast. Seda nimekirja saab ka väga pikalt jätkata. Mul on väga palju halbu omadusi olnud ja ma tahan uskuda, et Jumalaga koos need tõmbuvad lõpuks kokku, kuivavad nagu rosinad ja siis kaovad ära. See võtab väga palju aega, ma arvan, kuni elu lõpuni. Aga et mõtteviis muutuks ja Jumala täiuslik tahe saaks usklikkus ilmsiks, see võtab kaua aega. Ütleme nii, et erinevalt. Mõnel läheb kiiremini, mõnel aeglasemalt. Aga aeg on üks oluline asi siin. Meie vaim muutub ja hing ja ihu vajavad muutustega kaasaminekuks sellist protsessi. Mõni ütleb, et ihu ei muutu. Me oleme ikka need samad, kes olime. Peeglist vaatab ikka vastu täpselt sama nägu. Enne pöördumist ja peale pöördumist ja mis veel hullem, aastatega see nägu ja kõik see veel vananeb ka. Me ju vananeme ihu poolest ikka edasi. Aga ma arvan, et ihu muutub siiski, sest vaimuviljad, mis meie tegudes väljenduvad, need ju väljenduvad kogu inimese olekus, kehahoiakus, näoilmes, liigutustes. Nii et me muutume tervenisti. Ja me oleme Kristuse kaudu enamat kui lihtsalt võitjad, meile on antud midagi erakordset. Aga see saab meile omaseks siis, kui me selle peale ka rohkem mõtleme ja mõtiskleme ja suudame lõpuks olla selles ka veendunud. On hea kirjeldus, võrdlus orjusest nüüd ja vabadusest. Ameerika presidendi Abraham Lincolni valitsusaja peamiseks saavutusteks peetakse orjanduse kaotamist. Aga oli juhtumeid, kus omanikud varjasid seda deklaratsiooni ja orjad jätkasid ikkagi orjuses olemist. Nad ei teadnud sellest muutusest. Nii inimesele on antud vaba tahe öelda Jumalale jah, aga pöördumine ei ole ainult inimese enda otsus. Kui tahan, siis pöördun, kui ei taha, siis ei pöördu. Sest inimene võis ka orjusesse sattuda üsna mitmel põhjusel ja sageli vanal ajal juba sünniti orja perekonda ja sellest seisusest vabanemiseks ei piisanud ainult inimese tugevast või heast tahtest. Ta ei pääsenud sealt kuskile. Oli vaja orja omaniku heatahtlikkust, ülisuurt heatahtlikkust või siis kedagi, kes orja vabaks ostaks ehk lunastaks. Et Jumal on algataja. Tema on oma poja andnud lunaks inimese eest. Ta on vabaks ostnud ja meil on vaja kuulda seda head sõnumit, et mitte edasi orjuses teenida. Nii nagu Johannese evangeelium ütles, et me usuksime, et Jeesus on Kristus, Jumala poeg, ja et meil uskudes oleks elu tema nimes.
ta on meid ette valmistanud, ta annab meile vabaduse ja siis meie elus saab midagi hakata muutuma. Iisraeli rahval oli orjusest vabanemise kogemus olemas ja seda anti edasi põlvest põlve, jutustati edasi ja igal aastal paasapühadel tähistati orjusest vabanemist. Ja selle juurde kuulusid erinevad rituaalid, sinna juurde kuulusid paasasöögid ja üks oluline osa oli ka vanast haputaignast vabanemine ja uue hapnemata leiva söömine. Apostel Paulus kirjutab võrdlusena kristlastele: puhastage end vanast haputaignast, et te oleksite uus taigen, nõnda nagu te oletegi hapnemata leivad, sest ka meie paasatall Jeesus Kristus on tapetud. See on esimeses kirjas korintlastele 5. peatükk 7. salm. Ja ka Peetrus kirjutab oma esimeses kirjas, esimeses peatükis 18 ja 19 salm. Teid pole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda või kullaga, teie tühisest esiisadelt pärit eluviisist, vaid Kristuse kui laitmatu ja puhtalt talle kalli verega. Nii et Jumala sõnast meil tuleb teadmine, meid on orjusest vabastatud. Ja me tegelikult selles suhtes peame ikkagi kogu aeg valvel olema, sest ütleb ka Paulus Galaatia kirjas, et vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske ennast jälle panna orjaikkesse. Üks mõte, mida ma lugesin ja see tundus huvitav. Kui saatan suudab hoida kristlast teadmatuses või uskmatuses selle suhtes, kelleks ta on saanud, ja oma õiguste suhtes kuninga lapsena, saab ta neid orjuses hoida isegi siis, kui vabaduse seadus Kristuses Jeesuses on jõustunud. See on päris huvitav mõte. Aga tõesti, ühest küljest võib keegi öelda, et me oleme endiselt vääritud, hukka mõistetud, vanad patused, kes on päästetud armu läbi. Ja on kristlasi, kes ütlevadki, et meis ei ole mitte midagi head. Ja on neid, kes usuvad, et see Jumala väe aktiveerimise käibki nii, et sa hoiad pidevalt silme ees seda, kui väärtusetu sa oled ja kui nõrk. See on nagu selline alandlikkus, mis ei ole päris see, mida Jumal mõtleb. Nagu selline näide, et ilma Jeesuseta ei suuda ma midagi teha ja see on tõesti tõsi küll, aga seda väidet alati tasakaalustab tõde, et ma suudan kõik Kristuses, kes mind vägevaks teeb. Ja kui keegi toob välja kirjakoha, et kõik meie õigus on nagu räpased riided või ei ole ühtegi õiget, ei ühte ainsatki. Need on kõik meie enese õigus ja kuidas me saame ikka siis Jumalaga olla osaduses, kui kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest. See on päris raske, aga teises kirjas korintlastele ütleb Paulus 5. peatükis 21 salm, ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Ja kui me usume seda esimest osa salmist, et Jeesus sai meie eest patuks, siis meil ju tuleb uskuda ka järgmist osa, et me saime tema õiguse. Ja see ei ole õigus, mille me saame kunagi ja võib-olla alles taevas, see on meil juba praegu olemas. See on olemas vaimus, hinges, ihus, aga kiitus Jumalale, ma olin vanapatune, aga sain päästetud ja nüüd olen Jumala õigus Kristuses Jeesuses. Ja võime tegelikult igaüks endale tunnistada, et me ei ole enam mitte kunagi väärtusetud. Ja me oleme vaimus õiged ja pühad. Ja me oleme vabad. Halleluuja! Aga nagu ütleb Efesose kirjas Paulus 4. peatükis 24 salm, teil tuleb jätta oma endise eluviisi poolest vana loomus, kes laostub petlike himude käes, ning saada uueks oma mõttelaadilt ja riietuda uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama tõe, õiguses ja vagaduses. Et meie vaim on Kristuses täiuslik, aga vana mina ja vana vaim on Jumalale surnud, ta on kadunud.
ja uus vaim, mille me päästmisel saime, see on õige, tõeliselt püha ja täiuslik. Ja see vaim on meil kogu igaviku vältel, seda ei muudeta enam, seda ei täiustata, see on meil praegu juba olemas. Lihalik osa muutub, aga meie vaimne päästmine on täielik. Ja Jumala sõna ütleb kirjas kolosslastele, et meid on tehtud sobivaks, kõlbulikuks või võimeliseks osa saama pühade pärandist. Et läbi Jeesuse oleme võitjad ja ülejäänud kristlik elu, väga lihtsalt öeldes, meie igapäevane elu on pidev hinge ja keha uuendamine selle tõe järgi. Roomlastele 12.2 ütleb seda nii, et ärge muganduge selle maailmaga, vaid muutuge oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täiuslik tahtmine. Ehk siin on ka öeldud, laske ennast uuendada Jumalal. Ja see teadlikkust, kes me oma vaimus tegelikult oleme, ongi see, mis laseb meil usus tegutseda. Ja see ei tähenda mingisuguseid üleloomulikke inimlikke pingutusi, tee rohkem ja pressi rohkem peale, et midagi kuskilt kätte saada ja pingutas, palvetes ja kasuta erinevaid distsipliine. Ei, see on tegelikult vastupidi, me saame lõõgastuda Jumala kohalolus. Ja me saame olla vabad teenima. Ja mis on väga huvitav, ka me oleme vabad meelt parandama. Vabadus meelt parandada. See on tegelikult kergendus, sest et mõelge seda, kui midagi nagu väga surub hinges või midagi, mis väga teeb haiget ja kui siis järsku see vallandub niiviisi ja sa saad sellest asjast vabaks. Kas see pole mitte hea? Tegelikult meeleparanduse järgi tuleb üks kergus ja vabadus. Ja me ei vaja teesklemist või näitlemist või parem olemine, tahtmist või paistmist. Me oleme need, kes me oleme. Ja kas see pole mitte hea? Super. Me oleme täielikult Jeesusest sõltuvad. Ja me saame mõelda veel kaugemale, et kui me oleme Jeesusest sõltuvad, siis me oleme täiesti üle igast relvast, mis on meie vastu. Ja me oleme võitjad maailmas. Ja mitte oma vägevusest, vaid Jumala väes. Ja Hebrea kirjas 12. peatükis 2. salm ütleb, vaadake üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas ristil temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. Võtke siis eeskujuks teda, kes on kannatanud niisugust patuste vaenu enese vastu, et te ei väsiks ega teie hing ei nõrkeks. Siin öeldakse, et me peame vaatama Jeesusele, kes on meie usu alustaja ja täidesaatja. Aga ikka ma mõtlen, kui sageli ma ikka jälle vaatan iseennast. Ja pole siis ime, et olen lahingust väsinud ja peaaegu et minestanud. Ja vajan sellist meeldetuletust ikka ja jälle, et vaata Jeesusele, ära vaata endale. Sest elu koos oma väljakutsetega ikkagi nende heade ja ka halbade mõlematega, kõigi olukordadega, ta nagu tungib meile peale kogu aeg, igapäevaselt. Aga kui me pöörame oma tähelepanu enda sellelt nõrkuselt ja vaevalt Kristusele, kes on piisav, ja me võtame oma koha temas, siis meie usk saab tugevamaks ja me tegelikult elamegi kuningalastena. Need, kes me ka oleme päriselt ja tõuseme ja palvetame. Tänu, Jeesus, et sina oled meie usu alustaja ja sina oled ka see, kes selle täide viib, selle, et me, issand, saame olla sinus ja et me oleme uued loodud. See kõik on nii eriline ja issand, suur tänu, et sa hoiad seda kõike meil silme ees ja
ja et me ei vaataks sinna, tänna ja kolmandasse kohta, vaid et me jällegi pööraksime ennast sinu poole ja et sina saad meid hoida vabana, et me ei teaks midagi nendest ahelatest ja asjadest, vaid et me püsiksime sellena, kelleks sina oled meid teinud ja et sa iga päeva, mis meie elus tuleb, teed uueks ja meil on uued väljakutsed ja uued põnevad asjad, kõik, mida sina meile, Jumal, tahad tuua, et me oleksime valmis neid vastu võtma. Issand, suur tänu, Issand, ja tõesti, et meil ei ole alati lihtne ja igalühel on omad raskused, meil igalühel on vaevad, on mured, aga Jumal, et me hoiaksime sind oma silme ees kõiges selles, mis meie elus toimub ja sa ei laseks meid iial lahti ja me teame, et sa ei lase, sest sina oled püha, sina oled tõeline, sa oled armastav, sa oled armuline ja sa oled halastav meie kõigi peale. Issand, tõesti, sa armastad iga oma last. Jeesuse Kristuse nimel tänu ja kiitus sulle selle eest. Aamen. See on mu igatsus olla su lähedal. See on mu igatsus olla su lähedal su ees. See on mu igatsus Jumal su armastust kogeda. See on mu igatsus end anda taas vaid sinule. See on mu igatsus, et võiksin olla su jalge ees. Kõige pühamas paigas su armust võin seista ja hüüda mind täida oma väega sa. Kõige pühamas paigas ma igatsen seista, et Jumal sind kiita kogu südamest. Kõige pühamas paigas su armust võin seista ja hüüda mind täida oma väega sa. Kõige pühamas paigas ma igatsen seista, et Jumal sind kiita kogu südamest. See on mu igatsus olla su lähedal su ees. See on mu igatsus Jumal su armastust kogeda. See on mu igatsus end anda taas vaid sinule. See on mu igatsus, et võiksin olla su jalge ees. Kõige pühamas paigas su armust võin seista ja hüüda mind täida oma väega sa. Kõige pühamas paigas ma igatsen seista, et Jumal sind kiita kogu südamest. Kõige pühamas paigas su armust võin seista ja hüüda mind täida oma väega sa. Kõige pühamas paigas ma igatsen seista, et Jumal sind kiita kogu südamest. Et
kogu südamest. Üks laul on veel, mida me ei ole hästi kaua laulnud. See on selline palvelaul meie maa eest. Aga proovime, kuidas välja tuleb. Kui mu rahvas ei ole, kui mu rahvas endal andades palvetab minu ees kõigest südamest, nii otsides mind ja pöördudes kurjusest, siis ma kuulen taevast patud andestan. Oma suures armus parandan nende maa, Issand paranda meie armas maa. Kuule meid, las rahvas jälle leida siin oma sõnaga, puhasta meid ja vabasta. Me lootus sa, oh parandame maa. Püha Isa, me alanduses palume sinu ees kõigest südamest, nii otsime sind ja pöördume kurjusest. Isa, kuule taevast patud andesta. Oma suures armus ka parandame maa, Issand paranda meie armas maa. Kuule meid, las rahvas jälle leida siin oma sõnaga, puhasta meid ja vabasta. Me lootus sa, oh parandame maa. Issand paranda meie armas maa. Kuule meid, las rahvas jälle leida siin oma sõnaga, puhasta meid ja vabasta. Me lootus sa, oh parandame maa. Hea palvelaul, Issand parandame maa, ja seda me vajame ja ma usun, et Issand kuuleb palveid. Me täname diakon Andrat selle sõna eest, mida sa jagasid, väga julgustav ja õiget tähelepanekut Jumala sõna läbi. Ja nii nagu alustasime, sõna on üks väga hea viis oma elu jätkata koos Jumalaga ja siis sa oled
õnnelik ja õnnis. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Suur tänu teile, aga ärge siis keegi ära rutake. Toomas ja Lea on teinud täna maitsva sooja supi ja kõik on oodatud seda kohviku poole peale sööma, nii et kohtume juba siis teispool seina.